Noortefestival Jäppe toimub loomulikult ka sel suvel, nii nagu ta juba viimased 26 aastat toimunud on. Mina olen Sirli Lend Plussmeediast ja praegu meil on hea võimalus küsida Jäppe korraldajatelt Triin Salmu ja Tene Metsmaa, mida meil siis oodata on sel suvel. Kuhu te noori kutsute sel suvel ja mida see koht pakub? Sel suvel kutsume noored esmakordselt Eestimaa südamesse, väiksesse armsasse Alevisse, Järva-Jaani. Järva-Jaani on selline väike, aga kompaktne kohake, et selle 4 päevaga jõuab Alevile teha ilusti ringi peale ja ma usun, et saab kogeda palju uut ja põnevat. Igal aastal on Jäppel ka mingi teema. Mis on selle aasta teema ja mida see tähendab? Jaa, igal aastal on tõesti teema. Selle aasta teemaks on armastuseks loodud. Ja meil on siis ka kirjakoht, millele see põhineb ja see on Johannese evangeeliumist 13. peatükist Salm 35. Et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Et meie räägime siis armastusest inimese ja Jumala vahel, räägime armastusest inimeste enda vahel ja oleme kõik koos armsad. Mida täiesti uut pakub selle suve Jäppe? Kindlasti on sellel aastal kõigile midagi uut avastamisrõõmu, sellepärast, et meil on esmakordselt üle pikkade aastate on meil päevakava segamini paisatud ja programmi on lisatud ka täiesti uus asi, mis on Järva-Jaanis kohalik asi. Meil toimub Jäppe olümpia. Ja rohkem siis jääb saladuseks ja kõigile, kes tulevad kohale, saavad teada. Aga miks peaks noor tulema Jäppele? Ma arvan, et üks põhjus võib olla see, et sellel korral on meil väga põnevad töötoad. Kõik töötoad on kohalikul tasandil. Kohalikud aktiivsed inimesed ja noored ja ettevõtjad aitavad meil neid läbi viia. Näiteks võin tuua discgolf, skatepark, savikelder, tankisõit ja nii edasi ja nii edasi. Super, minu arust kõlab igatahes väga põnevalt ja kindlasti ma loodan, paljud noored leiavad sinna tee ja 7. kuni 10. juuli Järva-Jaanis Noortefestival Jäppe. Tere tulemast!